Trump surus Iraani nurka kolmapäeval 2026 aasta 20. mail, hoides elus selle kriisi kõige julgemat võimalust. Ameerika missiooni, mille eesmärk on hankida kõrgelt rikastatud uraani, mida Teheran püüab kaitsta maa-alustes rajatistes, eriti Isfahani piirkonnas. Washington Post avaldas, et Ameerika Ühendriikide sõjaväelased esitasid plaani eemaldada peaaegu 1000 naela seda materjali. Samas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur märgib, et Iraanil on umbes 440 kilo 60% rikastatud uraani, mis on peaaegu tuumarelvas kasutatava tasemega. Ja just siin pöörab Trump poliitilise mängu ümber. Kui Iraani režiim arvas, et saab silindreid peita, takistada inspekteerimisi ja kasutada pommi väljapressimiseks, siis nüüd seisab ta silmitsi Valge Majaga, mis ütleb, et võib tulla materjali Iraani territooriumilt ise ära tooma. Mida Teheran nüüd teeb? Kui nad mõistavad, et uraan pole enam kilp, vaid on muutunud sihtmärgiks. Paljud inimesed usuvad endiselt, et CNPJ omamine, Instagrami konto või isegi veebilehe domeen tagab juba ettevõtte nime kaitse. Aga see ei tööta nii. Tõde on lihtne. Kaubamärk on tõeliselt sinu oma alles siis, kui see on registreeritud impis. Ilma selle registreeringuta võib iga ettevõte proovida kasutada sama nime, vaidlustada sinu identiteeti ja isegi seada ohtu kõik, mille oled üles ehitanud. Just sellepärast astub MoveOn sellesse protsessi. Juba on kaitstud üle 10 000 kaubamärgi. Kaubamärki on kaitstud, teenindus on 100% veebipõhine ja tegutsetakse enam kui 17 riigis. MoveOnist on saanud kaubamärkide registreerimisel tunnustatud tegi ja see on ettevõte, keda ma täielikult usaldan. Nii et ära oota, kuni probleem ilmneb, vaid tegutse juba ennetavalt. Kaitse oma ettevõtte nime juba praegu. Link on kirjelduses ja ka sellel ekraanil olevas QR-koodis. Surve kasvas pärast seda, kui Ameerika võimud said kätte plaanid tuumamaterjali füüsiliseks eemaldamiseks mõeldud operatsiooni kohta. Washington Posti andmetel esitasid Ameerika Ühendriikide sõjaväelased Trumpile ettepaneku konfiskeerida Iraanis peaaegu 1000 naela kõrgelt rikastatud uraani, mis nõuaks suurt toetust, eksperte ja ulatuslikku kaitset. Valge Maja ei käsitle seda kui lõplikku otsust, vaid reaalse võimalusena ja juba ainuüksi selle võimaluse olemasolu muudab olukorda. Peamine sihtmärk on 60% rikastatud uraan, mis on tunduvalt kõrgem tase kui tsiviilenergeetikas tavaliselt kasutatav tase ning lähedal tuumarelva jaoks vajaliku 90% tasemele. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teatas, et Iraan on kogunud 440,9 kilogrammi seda materjali. Osa sellest varust olevat Iraani keskosas Isfahanis, tunnelites, kuhu rahvusvaheline juurdepääs on muutunud üha piiratumaks. Probleem Donald Trumpi jaoks on see, et pommid on juba tabanud Iraani tuumarajatisi, kuid peamine küsimus jäi lahendamata. Kus on kogu uraan? 2025 aasta juunis kinnitas Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur Ameerika Ühendriikide rünnakuid Fordovi, Natanzi ja Isfahani vastu. Kahju oli suur, kuid kahju ei ole sama, mis kontroll. Washingtoni jaoks ei piisa hoone, sissepääsu ja struktuuri hävitamisest, kui peamine materjal on endiselt peidetud silindritesse, tunnelitesse või kaitstud aladesse. Ja siis üritas Iraan muuta selle kahtluse poliitiliseks kilbiks. Režiim teab, et seni kuni keegi ei ole täiesti kindel uraani saatuse osas, on tal Trumpi, Iisraeli ja lääne vastu endiselt survehoob. Ringluses olevad uudised viitavad sellele, et Teheran võis materjali liigutada enne juunikuu rünnakuid ning ekspertide poolt analüüsitud pildid tekitasid kahtlusi selle üleviimise kohta Isfahani. Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur ise on esitanud taotlusi juurdepääsuks maa-alusele kompleksile, kuid ei suutnud kõike kontrollida nagu soovis. Trump reageeris nii, nagu ta tavaliselt reageerib, kui ta märkab, et teine pool kasutab läbirääkimisi aja võitmiseks. Ta hakkas väitma, et Iraan ei tohi seda materjali hoida ja et Ameerika Ühendriigid võivad uuesti rünnata, kui kokkulepet ei saavutata. Sellel kolmapäeval ütles Trump Rannavalve Akadeemias peetud kõnes, et Ameerika Ühendriigid võivad olla sunnitud Iraani veelgi tugevamalt ründama, kuid jättis samas avatuks ka võimaluse kokkuleppeks. Hoiatus tuli koos kõige olulisema lausega. Washington ei luba Iraanil tuumarelva omada. Läbirääkimised on takerdunud, sest keskne küsimus ei ole ainult paberil antud lubadus. Trump tahab, et Iraan annaks üle või lubaks ära viia kõrgelt rikastatud uraani.
CBS Newsi andmetel väitis president, et Teheran oli andnud märku lubada ameeriklastel materjali eemaldamisel abistada, kuid taganes hiljem, jättes selle ametlikust relvarahu ettepanekust välja. Trumpi sõnul näitab selline tavanemine vana Iraani taktikat. Päeval räägitakse diplomaatiast, kuid kulisside taga hoitakse tuumaohtu alles. Iisrael avaldab samuti survet, sest nende arvates ei lõpe sõda seni, kuni uraan jääb peidetuks. Netanyahu on käsitlenud selle materjali eemaldamist kui olulist osa, et takistada Iraani režiimil oma tuumavõimekust taastamast. Tel Avivi jaoks ei piisa ainult baaside, radarite või juhtimiskeskuste ründamisest. Oht jääb alles, kui rikastatud materjal on endiselt Iraani pinnal kaitstud. Seetõttu muutus Trumpi ja Netanyahu vaheline vestlus olulisemaks. Mõlemad teavad, et tuumavaru on saanud kriisi keskpunktiks. Missioon oleks keeruline, sest me ei räägi siin dokumentide võtmisest tavalisest ruumist. Materjal asuks maa-alustes piirkondades, kus ligipääs on kahjustatud, füüsiline kaitse on tugev, esineb saastumise oht ja kohal on Iraani väed. Seetõttu käsitleb Washington seda plaani kui äärmuslikku sammu. Kuid poliitiline tähendus on veelgi suurem. Kui Trump näitab valmisolekut otsida uraani Iraani sees, siis ta lõhub Teherani usalduse omaenda kindluse vastu. Režiim on alati lootnud, et peitmine, inspekteerimiste edasilükkamine ja karmima retoorika kasutamine oleks piisav, et sundida järeleandmisi tegema. Iraan püüab näidata vastupanu, kuid sisemine olukord näitab hirmu. Kui režiim suurendab vahistamisi, ähvardab repressioonidega ja muudab iga kriitika julgeolekuohuks, siis ta ei näita rahulikku jõudu, vaid ebakindlust. Trumpi välissurve seguneb sisemise survega Iraani eliidi vastu, kes teab, et on kaotanud osa oma sõjalisest võimekusest ja püüab nüüd kaitsta seda, mis on veel alles jäänud strateegilisest väärtusest. Kõige olulisem detail on see, et Trump ei pea operatsiooni alustama, et seda poliitilise relvana kasutada. Ainuüksi plaani olemasolu avaldab juba survet Iraani läbirääkijatele. Teheran peab nüüd arvestama, kas tasub uraani varjatult hoida ja riskida palju karmima tegevusega või nõustuda mingisuguse järelevalve all toimuva väljaviimisega, et vältida uut lööki. See ongi lõks. Kui Iraan annab ära, kaotab ta oma peamise trumbi. Kui ei anna, annab ta Trumpile avaliku ettekäände tooni karmistamiseks. Valge Maja töötab välja selge narratiivi Ameerika avalikkusele. Asi ei ole lihtsalt suvalises sissetungis, vaid selles, et takistada vaenulikul diktatuuril saada materjali, mis on tuumarelva tasemele lähedal. See argument kõnetab otse Trumpi toetajaid, kes tahavad jõudu välisvaenlaste vastu, kuid ei soovi ka pikka ja eesmärgita sõda. Seetõttu kujutatakse seda operatsiooni poliitilises retoorikas kui täppismeedet, kuigi tegelikkuses on see tohutu. Iraan püüab vastata ähvardustega, kuid iga ähvardus tugevdab Trumpi argumenti. Kui Teheran räägib vastupanust, vastasseisu laiendamisest või tuumaprogrammi kiirendamisest, aitab see Washingtonil väita, et režiimi ei saa usaldusväärse partnerina käsitleda. Kui ta väldib täielikku kontrolli, tekitab see kahtlusi. See peegeldab ettepanekut, mis on katse hävitada. See, mida ta ütleb, ei ole hävitamine, vaid et valitsus varustab. Katse hävitada, valitsus varustab. Nüüd sõltub järgmine samm 3 käigust. Esimene on Iraani vastus uraani kohta. Teine on Iisraeli surve, et Trump ei võtaks vastu nõrka kokkulepet. 3. on laheäärsete riikide reaktsioon. Nad tahavad vältida avatud sõda, kuid ei soovi ka, et tuumavõimekusega Iraan piirkonda domineeriks. Selles mängus püüab Trump näida ainsa juhina, kes on valmis tegutsema nii, nagu teised vaid kinnistel koosolekutel arutavad. Selles mängus ei ole hullumeelne missioon selles kontekstis ainult sõjaline. See on ka poliitiline sõnum. Trump tahab muuta Iraani peidetud uraanirežiimi jaoks koheseks probleemiks. Trump tahab muuta peidetud uraani küsimuse, kus inspektorite blokeerimine ja lääne väsimuse ootamine oli seni strateegiaks. Nüüd seisavad nad silmitsi Valge Majaga, mis ütleb, et võib materjali ise järele minna. Ja kui suurriik paneb selle võimaluse lauale, muutub läbirääkimiste õhkkond kohe. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete ekspert ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi ja tõeselt informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.